Hello! Mul on selle pakkumine. Sa oled see vend, kes käis Epstein Islandile. Sa olid seal listis ju. Taavi Rõivaga käisin. Aga tema ei tea midagi. Me koos olime lennuki peale, tema ei tea midagi. Sa olid pauga otsas, kui puu käis. Me olime koos, läksime, aga tema ütleb siia, tema ei tea mitte midagi. Kuule, selle jutu peale, et sa ütlesid, et sa oled paissidele nagu nii mittetundlik, siis kirjutas mulle siuke kasutaja nagu Corsars Chili ja siin on siuke asi nagu Wing Rumble, vürtsikate kanatiibade söömise võistlus. Uksed avatakse kell 7 Viljandis baaris konservatoorium. Kuupäev 14. märts. Teravad auhinnad. See on inglise keeles natuke vahele visatud. First place. Spa-pakett 2 Heiste spaas Haapsalus. No, mida arvame? 10 000 laiki, let's go. Ma loodan ikkagi siis saame minna 2 spaasse. No Epstein Islandil niimoodi tehti, aga ma ei tea, siin me ei pea tegema niimoodi. Okei, davai. Ühesõnaga suunamõdijate tuleb raam. Episood 5 juba. Elina ja Enrico läksid koju. Ja Elina läks sellepärast, et Enrico läks lõbusam koos minna. Mulle meeldib, et meile kommentaariumis nagu elatakse kaasa, et keegi peab meie need teraapiatunnid kinni maksma vaata. Kes keegi ütles, et jumal tänatud, ta vanaisa suri ära, et pidanud seda vaatama. Rip grandpa. No ühesõnaga veel natuke seda kannatada. Suunamõdijate tulebrav episood 5. Läksime. Enne kui me midagi edasi läheme, siis väike shameless plug. See ees on esimest korda kampaania, nii et kui sa ei ole veel jõudnud käia, kui sa oled mõelnud, siis nüüd on ideaalne aeg seda teha. Sõbrapäeva nädalal on siis meil selline asi, et kui sa tuled koos oma partneri või koos oma sõbraga, peaasi, et tulete koos, siis saate teenuselt -20% alla. Seega, kui sa reaalselt ei ole veel käinud, nüüd on aeg tulla, võta oma sõber kaasa ja -20% kõikidelt teenustelt. Seega, näeme see ees ja jätkame videoga. Go3 esitleb. Keskendume tabudele, müütidele ja ebamugavatele teemadele. Saatesse on jäänud 4 suunamudijat. Robin, Anette-Marie, Sandra ja Steven. Nägin Anetet musakatele. Siis tuli pilti küsima. Siis küsis, et saab piltimisel. Ei saa. Kas ta, mis sa tegid? Läksin ära. Läksid ära? Jaa. Ja teinki pilti? Tegin. Cool story, bro. Nice. Veits näeb välja nagu mingi cheddari juust siin vahel. Cheers. Cheers. Tähega hea ju. Sul on juustu. Mida sa veel vajad? Aga aitäh sulle selle eest. Selles mõttes, et ma olen väga tänulik, et sa mulle hommikusööki tegid. Nii hästi kohe sülitas välja lausa või? Mees, see on krõpsud ja sai. Seal... Kas sa saad nagu väga hästi kõlada või? Krõps ja sai oli vahel või? Jah, purustatud krõps ja sai. Kuidas tundub nagu? No sai on nagu sai ja krõps on krõps. Natuke soolasust, natuke seda ja suht okei. Paneme siis krevetid ja pannakota kokku äkki oma vahel või? Kas krevetid on üli head? Ja pannakota magustoid. Super ju. 2 super asja oma vahel kokku panna on ideaalne. No see sa tegid ikka täiesti debiilse võrdluse praegu. Kuidas see sama on? Sai ja krõps. Võtad krõpsu, võtaks seda saia ka peale või? No okei, et tegelikult võiks proovima. Väga aus. Ma ei taha vist. Vahel peab reklaamima midagi, mida peetakse tabuteemaks ja mis paneb mõned inimesed punastama. Seks. Ja mul on üks kingitus teile. Ulakalt kaunitari. Ei, muidugi nüüd. See ei ole võimalik, et nad milgivad seda poolt ka. Oi, plää. Nägid, kas sulle silmad niimoodi süttisid? Nagu homsed poleks raisk. Kui sina oleksid... OnlyFansit ära. Jah, siis võib-olla erinevate mänguasjade peale ka sul siin et sa tunned, et sa oled ikkagi nagu... See on sinu pärusmaa. Sul on ikka 2-meetrised tildod kuskile. Aga no midagi sellist äkki. No mis nüüd saama hakkab? Neile ilmselt antakse dildo kätte ja öeldakse, et tehke sellest contenti. See on dildo. Ja seda endale. Soome aktsendiga, et -20 minu OnlyFans. Aga ei vaatagi või? Haista vittu. Soome keeles. Haista vittu. Soome keeles. Teed rõvedaid nalju. Aga teadmata tegelikkust. Et mida ta teeb seal? Jah, võib-olla ta ei teegi midagi. Turu-uuring. Äkki on väga softcore. Ma ei hakka kuradi vaatama, kus Robin sul tildosi sisse istub või päris asja. Sa ei tea ju. Mine vaata enda arvutis seal ära. Ma ei taha üksinda. Tee live kommentaari seljaga. Ja siis tule ütle, kuidas oli. See on hirmutav. Äkki on hardcore hoopis.
no väga hea, siis saadki näha. No jaa, üksinda on ikka hirmus. Okei, ühesõnaga hakkavad, ma arvan, tillosi promama sinna. Teie ülesandeks on koostada reklaampilt koos särtsaka sloganiga, mis tutvustab toodet ja mis ütleb, et lust ja mäng ei ole tabu. Vaata, mis ära. Jess! Midagi mulle. Ma saan hakkama! Robin paneb kinni selle täna. Ei pane. Ma ju suht alati seksist rääkid väga ausalt ja niimoodi nagu see on. Täiesti, siin on kõik minu asjad ju. Su välja, ma tahaks öelda. Me on täna õhtul tegemas. Meil on mängu õhtu täna. See on nagu... See on lauamäng. See on nagu mingi... Jaa. Monopoli midagi. See on ilge monopol. Anetele on siukse näoga, tal pole õrna aimu ka, mis tooted on. Mis see on? Naudingud. Mis need on? Seks. Aga nunnu ju. Nunnu ju. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan aru, et mida rohkem ma julgen rääkida, seda rohkem inimesed respektivad mind ja siis ei saa inimesed midagi minust arvata, kuna ma olen ise selle välja rääkinud või nagu sellised asju. Võta tildo ka kaasa. Ei, tõsi, aga vaata siis, kui me tegime paar sellist hiinlase nalja, mõtlesime ka, et teeme nalja, vaata. Siis olime üleliigilised rassistid. Jaa. Noh, kõige nagu see oli me mõtlesime, et inimesed respektivad selle eest, aga siis me olime rassistid, jah. Noh, ei tasu alati võib-olla kõik öelda. Ajakirjanduse enda eetikakoodeksid lihtsalt fuck that shit. Kirjutavad ise välja. Fuck it, seda eksisteeri. Teeme nii, kogu artikli pealkiri, me oleme räiged rassistid ja siis pärast on see, et tegelikult oli kõik nali. Kaspar Vangil tahtis ise ka tulla siia, tal oli jumal naljakas, teda ei huvitanud üldse mitte midagi. Ja GG. Kaspar Vang, ma kirjutasin talle ka, et peale seda uudist, mis siis Kroonika tegi, et ma ütlesin jah, et aitäh, et mõistad huumorit, saad aru, et me ei mõtle midagi halvasti sinu koduriigi, sinu influenceri kohta. Soovin sulle ainult edust ja kõrdes. Hei jaa, mina täitsa mõistan, et see on sisuloome ja saan aru, et see on osa teie stiilist ja huumorist. Ja mulle väga meeldivad teie videod. Ja siis tuleb Kroonika Vouka ajakirjanik ja ütleb, see läks üle piiri. Ja mingid vaukvennad ka kuredi, et nii rassistid oleme ikka, et õudne. Noh, kui ta vaatab siis. Ja see on alati nii. See on alati nii nagu. Ja meie, kes selle seotud, ütlevad, ei, see on rassistlik. See on rassistlik. I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. Kotikeses on nii sündsaid kui vähem sündsaid asju. Ja muidugi saab igaüks valida promopildi tegemiseks eseme, mis ebamugavusi ei tekitaks. Lihtsalt inimesena ei toeta üldse mingi sellised asju, mida väiksed lapsed ei tohiks teha. Üheks põhiliseks sissetuleku kohaks on sotsiaalmeedias just toote arvustused. Alati, kui peab hakkama neid arveid saatma, siis sa võiksin. Aga selle on ära õppinud, enda töö eest peab küsima raha. Pead oskama põhjendada ka, mille eest küsid ja ma arvan, et sisuloojad suht vähe oskavad rahast rääkida ja raha või enda tööd õigesti arvustada ja selle eest päris palka. Mida nagu Jeesus Kristus nagu sellest riistist arvaks on? Ma praegu tegin pildi ära, siis ma hakkan seda töötlema nüüd. Oota! Aga mis sa jutust, et ta ei promoti asju, mida noored lapsed tegema ei peaks? Ei huvita, see on saade. Äkki ta mõtles alkoholi, suitsu, tupsu? Seksi? Lapsed ei tohi seksida. Ei tohiks küll, jah. Ütles, et sa asja enne ole. Lauri Pedaja peas ka no, lihtsalt, igaks juks. Igaks juks, showbobs. Vau, mis bobsid. Business class piletiga Epstein Islandil. Kui need ainult sassa mind ei kutsutud. Bro, I missed out. Taavi, miks sa kontakti jaga? Sina, Taavi. Tahaks selle kuhugi mingi üliveidrasse kohta panna, sellepärast... Ei, ära ütle. Kodust. No mis te arvate, kui ta võiks? Mingi veidre kohta. Kommenteerige alla. Parim kommentaar võidab. Ma olen oma nokku praegu siia. Ma ütleks päris hea toode selles mõttes, kui sa tahad teda kuhugi laua peale panna või ma ei tea, põrandale või seina külge, et siis ju töllerdab päris hästi siin nagu selles mõttes. Sa vara vahetada ei taha või? Kui nii hea lausa praegu. See on nagu nii suus küsimus, et kuule jau, et sa ära vahet ei tahad. Tahaks seda tildot endale vaata. Et ma panin külmkapi valguse ja värk ja... Okei.
Go girl. aga mis see lause muidu oli? Mis asi see on? Mis asi see on? Robin, sa jätsid oma mänguasja siia. Et see oleks naljakas caption. Türa Robin! Miks ta Tildo külmkapis olema peab? See on ta huukmees. Ma ei ütle sulle, mul oleks Steveni pannud, et mul on G.B-s, ma olen fucking mees. Aga noh, perse läks. Mul ka hommikul. Kuule, tee mulle üks teine asja, mis me teeme selle koos ära võtama. Sa pead sinna kükitama ja valgustama. Pane aega külmkapp hakkab piiksuma, paned korraks kinni, teed kohe lahti. Sekundid ka polnud siin. Kohe lahti, vaata. Tildo on külmkapis. See on aus. Ärge sulele näidake. Sa treenid. Late night snacking. Kui tahad late night snackima minna, teed lahti. Paned kinni, vaata. See ongi snackitud. Sa kilod, mis? Mis ei ole, see ei eksisteeri. Vaata. Okay. Olen nagu kõige Sigma mehe alfa näoga, mis üldse olla saab maha. Vaatame seda kõige mehe, mis Sigma alfa nägu. Goatis Trizler, Sigma alfa mees. Steven on Goatis Trizler, Sigma alfa mees. Ole veits pedemalt. Ma pean olema nagu Tammsaare paariga oss või? Ole nii oss, kui olla saad, jah. Oota, aga nagu ütlesid, et nagu minust ju. Steven, ma arvan, sa vihkab meid pärast seda. Ei, mul oli veits selline tunne, et ma nüüd, kui see nagu ülesanne tuli, nüüd mul tuli veits pinge peale sellepärast, et mina peaksin tegelikult oskama seda. Ta ei saa olla see koht, kus ta nüüd joogib nagu. No ta peaks olema harjunud selles mõttes tegema, talle kõik tuttavad mänguasjad. See peaks... Ta ütles ju. Kus sa tead? Ei, ta ütles ju, et tema valab. Nüüd ei saa jokeida ju. Nüüd peab olema see moment, kus peaks bam, kõik peavad temalt eeskuju võtma. Kuule, kuidas ma seda teeksin? Kuule, see... Aga suure tõenäosusega ta ei saa minna nagu täiesti oma sellesse nii-öelda skenesse, oma sellesse nii-öelda valdkondi sisse, sellepärast, et kui ta hakkaks oma sisu tegema. Päris sisu, ilmselt. Ei tea, ma pole näinud sealt OnlyFansist, veel. See ei ole tema sisu, vaata. Tema sisu on ikkagi ilmselt, et... Suure tõenäosusega, ma ei tea, vaata. Sa kaevad ise enda laine auku juurde. Jah, et tema sisu võib-olla on rohkem nagu see teema, vaata. Püksid maha ja värgid. See on selline... Tiss või? See näeb jah tiss välja, aga ma arvan, et see on nagu tegelikult su persa vahe. See on nagu anaali. Stressi palju? Ei, no ma arvan, et see venib, vaata. Ja see venib nagu tegelikult päris äkka. See on nii brutaalne, et ta nagu teadis kohe, mida teha, vaata. Ta teadis, mis asi see on. Väga ei tea. Ta teadis, mida teha. Ilmselt venib, ei tea, vaata. Mis see teab, ma ei tea. 2 näppu sisse kohe. Ma tegin alguses müüsingi lihtsalt pesupilte, siis ma purjus olekul filmisin mu esimene sextape'i, aga see oli lihtsalt nii hardcore, et ma oksendasin filmimist aegadele, mitu korda pidime pausi, aga ütleme niimoodi, et see on ikkagi video, mis on kõige rohkem müünud ka. Mis ta oksendas seks? Et see nagu hardcore, mida... Türa, kui sa ütled mulle praegu, et see müüs sulle maha, et sa tahad vaadata seda, türa mul reaalselt. Ta on sellega pasunasse sulle reaalselt. Vaatame, judge'ime, no. Saad aru? Ta annad raamatule hinnangu selle kaane järgi. See ei ole raamat, see on midagi muud. See on OnlyFans. Ta vaatas neid kõik asju, aga Tildoga tudust see väga hästi hakkama. No ta viis selle esiteks oma tuppa vahepeal, siis ma ei tea, mis ta sellega tegi, aga ja see nüüd see on kaduma ka läinud, nii et kes see teab. Goatist, Sigma Riesler. Alfa isana. Alfa isana, ei, Alfa, Sigma Alfa. Kui ma oleks Steveniga lähedane sõber, siis ma paneks taustapilis, kui ta mulle helistab, paneks seda. Nagu, poiste chatis, you would not survive this. You would not survive this shit. Mis see nagu reklaami point peaks olema ka? Et ühesõnaga sa siis, et kui ma olen fucking mees, siis ma pistan Tildo perse endale või? Okei.
Okei, ma võib-olla paneks selle pildi, kui ta helistab. Lisaks jälgijate lõbustamisele saab sisulooja inimesi ka harida või näiteks ka eksitada, sest igasugu kahtlast infot ja müüte levib ju palju. Teie ülesandeks ongi luua müüdimurdmisvideo ja ma mõtlesin, et ma loen teile mõned seksuaaltervise müüdid ette ka, et teil oleks mingi põhi olemas. Noh, näiteks on ja, meestel on tugevam seksuaaliha kui naistel. Seksuaalset orientatsiooni saab ära tunda välimuse või käitumise järgi. Porno vaatamine viib seksisõltuvuseni. Suunamudijad jagavad müüdid paaride vahel ära ja seejärel tuleb teha Vox Populi stiilis video. Kas ma võin teile ühe küsimuse esitada koos kaameraga? Miks? Mul on vaja murda müüte ja ma arvan, et ja murrame koos mõned müüdid. No miks? Väga õige küsimus, miks? Meesterahvas tahab rahulikult kuradi pokki juua, saab vaske olla. No, räägi. Kondoomid ei kaitse sugulisel teel levivate haiguste eest. Mis te sellest arvate? Mis ma sellest arvan? Minu arvamus on see, et see on õigus. Teeme seksuaaltervisest ühe väikse video. Okay. No thanks, mees. Kuradi bardak on sellega. No thanks, mees. So, first myth. Contraceptive pills and or condoms, these kind of tools are only the responsibility of the woman. Yes! Ilmselgelt jah. Kõik on naise vastutada. Loogiline. Kondoomid, beebipillid, absoluutselt kõik. Nagu... On saab seal nüüd mingi muu vastus olla. No, you are two. One woman and one man. They both have the same responsibility. Of course. Next question. There's no more questions, unfortunately. You have beautiful eyelashes. Oh, thank you. They're fake. Oos. Ja vastus. Thank you. They're fake. I had my best sex when I was 17. Yes. Oh? 70. 70. Wow. Damn, bro. Päris rets. 70. So you have a lot to look forward to. Tütrekene, see kepp, mida sa praegu saanud oled, see ei ole see. Oota vaid, kui sa 70 oled. Vaat siis hakkad saama alles. Vaat nii. Vaata, neid ma usaldaks. Ma usaldaks ka neid. Jaa. Vabandust, kas ma tohin ühe küsimuse esitada? Ja, ikka. Nii, murrama müüte natukene. Nii. Tee sealt poolt, palun. Nii, mul on sulle siuke küsimus. Veipimine aitab stressi vastu ja parandab seega seksuaalelu. Kas see vastab tõele? Issa, ma pean mõtlema. Ilmselt küll, jah. Tundub jälle üliloogiline. Kindlalt. Mida rohkem veibid, seda rohkem seksid. Ja seksimise ajal, mis veib suus olla. Kindlasti. 2 tükki nüüd ju. Sa läksid ise enda peidi vahvaks. Ma läksin peidi vahvaks, türa küll. Ma arvan, et stressi vastu aitab. Aga ma ei tea. Aga seksuaalelu pigem ei paranda? Vist mitte. Seda enda TikTokis kasutada? Ikka. Okei, suur aitäh sulle. Head päeva. Oota, aga Steven, enne kui sa ära lähed, ma vaatan, et olete siin juba lähemalt tutvaks saanud. Tema on teie uus kaasvõistleja. Muidugi. Mida? Peressa. Jälle või? Ei meeldi. Mina olen Loona Jasmin ja ma olen siis Instagramiga juba aastaid tegelenud. Siis ma teen UGC videosid siis otse brändidele. No, mul on Insta nende asjadega, ma näen kellegile UGC. User generated content. Kui ma näen kellegile seda kuskil fucking bios või nimes. Ühesõnaga, sa ei ole influencer. No. Ehk sa ei ole influencer, vaid sa justkui jagad oma kogemust. Aga sa saad raha selle eest. Tead, mis ma tahan teha? Videoidee. Te peate kohe kuulama mind. See oli see hukk või? Kas sa teadsid, et sa pead praegu mind kuulama? Ja kohe reageerima. Näpud tööle. Insta-biod on täiesti lappes mõndad. Ehk siis nüüd teie ülesanne. Palun, minge jooksuga Instagrami. Te teate 100% mingi 10 venda, kellel on räme cringe Insta-bio. Palun tehke screenshot. Saatke meile ja ma teeme sellest video. Sest ma lihtsalt ei suuda vahepeal lugeda mingi täiesti lõpna. Oota, ma tean ühte. Ja te peate seda kiiresti tegema, sest need vennad ilmselt teavad, kellel on endal cringe bio. Nad lähevad, vahetavad kohe selle ära. Seega palun, kohe, kiiresti, kiiruga.
videopausile, minge tehke screenshot, pange mulle või Robinile või ükskõik kuhu. Reageerige kiiresti, ootame teie muidu on kõik lähevad kustutama seda peale seda. Ei, reaalselt. Ühesõnaga, UGC, fuck that shit, delete that shit. Reaalselt, kringe. Linnas istumas käisid. Kui sa ei taha pilke ja komplimente koguda, siis ära osta neid parfüüme. Aga tegelikult 10 000 followerile ja igal videol, mis praegu tuli, oli 80 like või? Tundub aus. Oh no! Kringe! Mis video see oli tere? Oh no! Kringe! Mul on YouTube'is esimene kommentaari. Never get sold. Palju videosid, mis ma oma pojaga teen, et see meeldib kõigile millegi pärast just. Et väikestele tüdrukutele meeldib, sest ta on hästi ilusa soenguga ja ilus poiss. See oli Tomsike või? See Tomsike. Noor Tomsike oli see. Te lootsite, et keegi ei tule enam, jah? Ja me mõtlesin. Tegelikult ma arvasin, et läheb aina vähemaks, aga selles mõttes, mida rohkem, seda uhkem, on ju. Me jookseme maratoni ja keegi tuleb viimase 10 meetriga kaasa ja jookseb seda 10 meetrit ja võidab basically. Ma käin ikkagi poole kohaga tööl, et siis sul on nagu kindel kuupalk ja siis nagu see sisulooja töö on mul nagu lisa. Peab lihtsalt nagu neid pakkumise, vaata, nad ise ei tule kogu aeg sinuni. Mina rohkem teen siis, kui keegi mulle ise kirjutab, midagi pakub, et ma ise niimoodi aktiivselt kogu aeg ei otsi. Tere, ma kuulan uuesti, ma ei saa, oota. Oota, fookus. Ma olen fookus. Et peab lihtsalt nagu neid pakkumise, vaata, nad ise ei tule kogu aeg sinuni. Nad ei tule ise kogu aeg sinuni. Okei, nad ei tule ise ei tule sinuni pakkumised. Mina rohkem teen siis, kui keegi mulle ise kirjutab. Mina teen rohkem siis, kui keegi kirjutab, aga nad ei tule sinuni. Mina teen rohkem siis. Nad ei tule minuni esimesena, ise. Nad ei tule esimesena minuni ja mina kirjutan. Teen siis, kui keegi mulle ise kirjutab. Midagi pakub, et ma ise niimoodi aktiivselt kogu aeg ei otsi. What the fuck, bro? Oota, türa küll, oh my god. See on nii brutaalne lause. Holy shit, ma pean selle välja kirjutama. Nagu make it fucking make sense. Vaata, nad ise ei... Tule sinuni. Tule sinuni, oli nii, jah? Jep. Kogu aeg, see on kõige täpne. Kogu aeg sinuni, nii. Mina ise teen rohkem siis, kui keegi ise kirjutab mulle või pakub midagi. Ja ma ise kogu aeg aktiivselt ei otsi. Nii, vaata, nad ise ei tule kogu aeg sinuni. Mina ise teen rohkem siis, kui keegi ise kirjutab mulle või pakub midagi. Ma ise kogu aeg aktiivselt niimoodi ei otsi. Ehk siis ta ütles, et ta on väga tuntud ja kuulus influencer, sest et kui ta ise ei otsi, aga kogu aeg ei tule sinuni. Et väga tihti ikkagi ei tule, aga äkki üldse ei tule, aga siis kui vahepeal tuleb, siis ta teeb. Täiesti türan, lugege palun seda lauset ja see teil fucking aju küpseb ära. See ongi kõik. Kandke palun teraapia rahasid, Jesus Christ, Oh my god. Et siit pargist just leidsime. Mul on alati uute inimestega, ma pean vaatama 24 tundi, mis tunded mul on nüüd. Praegu kohe alguses mulle kõik inimesed ei meeldi. Kas me võtame ta kampa siis või? Anette? Kampa jah, viisakalt, sõbralikult. Mis käe surumine see on selline? Vaata, pane käe surumine. Oot, mul tulid vidinad. Oh no, kringe! Mis asi see oli? See on tuttavaks, ma Robin. Saad niimoodi kokku võtta. Pornograafiat tarbivad ainult mehed. Jaa. Jaa, ainult mehed. Ilmselgelt. See on jälle nii loogiline vastus. Muidugi, ainult mehed. Miks naised? Ei vaata, naised ei vaata mitte kunagi. Siinkohal ütlen, et kui sa vaatad pornot ja sa oled sõltuvuses, it's a problem, mate. It's a big problem. Ja kui sul on big problem sellega, siis pöördu kuskile before it's too late. Kuhu pöörduda saab, ma ei tea? Nagu bro, ma ei tea, me jätame kuskile lingid alla või vaadake, aga see nagu tõsimeeli, see on jumala perses. Mul lähed sõbra on. Nagu mees, see ei ole isegi nali. Päriselt ka või? Oli ja türad, see oli nii hull, et isegi kuradi põmmest saadeti haiglasse, vaata. Nii mental shit oli see. Et ühesõnaga sõltuvusega vaata tekib see, et sa nagu sa ei saa mitte midagi teha, kui sul seda ei ole ees, vaata. Ja siis nagu ongi, et siis kui sa nagu oled partneriga,
siis sa ei saa mitte midagi teha, vaata. Ma ei ole kunagi selle peale vist niimoodi mõelnud. See on nagu nii rets, nagu see on nii heavy shit, see on väga suur probleem ka. Kui sul on türa fucking big problem, mis on pornosõltuvus, fucking võta abi, nagu reaalselt räägi sellest. See on nii putsis nagu. Vaata, see tundub nii mõttetu. Tundub, Aine. Täpselt. Aga see nagu sa lähed, vaata ongi, selles asjas. Okei, nüüd me oleme it's not a joke. Täpselt nii, tarbijad on nii mehi kui ka naise. Kondoomid kaitsevad 100% raseduse ja haiguste eest. Väär. Ei ole väär, õige. Tore, me oleme nii palju paskusin, et... Varsti artikkel. Ma ei tegi see maagin, soovitasid kõigil ilma kondoomita seksida. Hästi palju pornot vaadata. Mis see nüüd küsimus oli, et rasestumisvastaseid vahendeid mitte kasutada. Roodoogiga. Ja üldse mitte kaitsevahendid kasutada. Roodoogiga. Pange narksi. Ühesõnaga, me loodame... Suitsetage. Me jääme teie kainele mõistusele lootma. Et kõik, mis me siin räägime, on ikkagi... Kui me teeme selle nalja. Jaa, see sulg, vaata, eelmine episood seletas seal midagi pornoindustri. Tura sa oled ise seal sees, vaata. Mida tura sina oledki probleemi, vaata. Sina oledki probleem, et see probleem eksisteerib, Putsis. On ta täitsa sees seal ikka? Ta ei ole täitsa sees. Ta on väga sees. Bro, sa ise fucking set upisid selle, mida vitsi teed? Ma tean, see ei ole. Seks on patt. Mida sa näita siia? Seks on patt. Oh my god. See on... Jälle seksist, jälle täiesti persse. Miks siin seksist on? Ei kaata, miks see on misokünist või? Selle sildi mõte... Robin sul ka ütles, et sa oled seksist. Miks see saini pärast? Siis ütles, sa oled misogonist. Misogünist. Ta ei tea ilmselgelt mitte kummagi tähendust. Ei. Ja üldiselt need on need inimesed, kes kasutavad kõige rohkem. On inglise keeles öeldakse rage bait, ehk siis see on see, mis peaks siia vaataja sisse tõmbama, et ta on nagu, miks ta arvab, et seks on patt või et nagu, no ajad võib-olla vaata natuke närvi, et see on siis üks nii-öelda hooki metodeid, mida vahepeal kasutatakse, et vaata. Fuck that shit. I'm out of here, bro. Ja jõudsime tagasi jälle Kaarega hookini. Fuck your hook. Sa oled minema? Jah. Ma tulen ka. Pane käima, las rahvas vaatab edasi. Tule ka ära. Tavai. Saada engaged. Üllataval kombel mul tänane teema meeldis. Et ma ei arvanud, et see on midagi sellist, kus ma võin leida ühise keele siis kas brändiga või leida selle teemaga. Aga ma tundsin, et mul on seal mingid ideid, mida teha ja ma teostasin neid. Kas need on kõige paremad? Ma ei tea, eks saame õhtul teada. Kuidas teil läheb? Mulle ka sama probleem. Meeldib introist viimaseks jätta, sest siis ma teen kõige raskem osa alati ära ja see on see inimest intervjueerimine. On vist, jah? Ma alguses mõtlesin küll, et me ei tea, mis nüüd saab, et sellepärast... Tuleme tagasi. Aga Jope jääb selga igaks juhuks. Ma ei hakka istuma isegi. Kui huuk tuleb, siis ma jooksen, ma iitse. Tere! Ma arvan, et meestel on suurem seksuaaliha kui naistel. Oli õige vastus või? Ei, no siin on kirjas, et uuringud näitavad, et iha... See on räme seksistlik vastus. See on küll, jah. Naised on nagu siuksed kiimakotid vahele. Miks sa seda vahepeal pidid ütlema? No nagu, ei, vaata, see tähendab seda, et nagu nad ei taha näidata seda, et neil on see räme seksuaaltung, või see iha, et see justkui on paha, vaata, saad aru? Seepärast ongi vahel. Aga tegelikult nad kogu aeg vaata kiimas. Kus tead mida? Ma ei tea. Ma lihtsalt oletan. Suuresti indiviiditi ja sõltumatu soost. Nii et ikkagi sugu ei ole oluline. Väga hea. Seda ma arvasin, aga ma pidin ütlema midagi välja. Ja nüüd saab uus osaleja. Ai, ma tegelikult teadsin, et... Ei, ma teadsin vastust tegelikult. Ma lihtsalt ei tahanud öelda. Ma ei tahanud teistele ette öelda. Ma olid koolis tabli ees. Ja siis on vale vastus, et lõpeta. Ai, tegelikult ma ei tahtnud öelda õiget vastust. See oli, see oli õige. Muidugi. Ma teadsin. Nüüdseks on sisuloojate näpukesed tänased videod valmis mudinud ning käes on aeg kuulata ekspertide hinnanguid. Žüriis on Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht Kairi Övermark, Go3 avalike suhete spetsialist Mike Richard Koch
ja üle 34 000 jälgijaga humoorikas TikToki staar Darja Pastak ehk Avocado. Seksuaaltervise kohta on palju erinevaid müüte. Lähme uurime inimeste teadmisi. Pornograafiat tarbivad ainult mehed. Müüt. Ei samala. Müüt. Täpselt nii, fakt tarbijad on nii mehi kui ka naisi. Suguhaigustel on alati sümptomid. Mitte. Müüt. Kõik faktid pärinevad Seksuaaltervise Liidust ja rohkem infot saad seksuaaltervis.ee. Mulle meeldis, et ta oli lisanud need hääleefektid taustaks. Average NPC kasutajavad. Mulle meeldis, et tal oli see... Tehke sellest, kui nüüd järgmist videot kasutada, tehke sellest sound effect. Ütlesid seda suunamudjatele? Jaa, kõik suunamudjad, kasutage. Kas teadsite, et mina kasutasin Riisevakini pop soundi selles videos? Huukmees. Hea hukk nagu alati. Kindlasti tõmbab inimeste palju tähelepanu, eriti noorte seas. Me oleme täna siin Taamsaare pargis, et lükata ümber seksiga seotud müüte. Ja lähme. See poole lause pealt väga oleks juba katta alla. See oleks huuk olnud. Praegu see kõik on nii halb, ma ei suuda vaata. Olla natukene rohkem. Ma arvan, et naistel on suurem seksuaalkeha kui naistel. No ei usu. Ei usu, jah. Näete, siis inimeste vastused olid pigem erinevad. Seega, kui sul on küsimusi või sa tahad sellel teemal rohkem teada, mine leheküljele seksuaaltervis.ee. Sai ülesandega hakkama. Natuke oli selline reporteri stiilis vibe. Alguse tutvustav osa ka natuke venis ja ma tunnen, et sisu võiks üldiselt nagu oleks võinud rohkem olla. Nii-öelda viskamine või hukk, siis mind häiris. Seks müüb, aga meil on seksis ka väga palju müüte. Lähme küsime inimeste käest, kas nemad teavad. Iga kord sama asi. Mis asi, mis katse oli vahepeal? Ma ei tea, lihtsalt poole lause pealt minema. Pane uuesti korra. Seks müüb, aga meil on seksis ka väga palju müüte. Lähme küsime inimeste käest. Seks müüb ka palju peal. Lähme küsime. See läks katse. Ja see järgmine. Robin, sulel on täiesti suva tegelikult. Kuidas selle videos teeb? Ta teeb lihtsalt ära. Inimesed, kellel ei ole veel vahekorraga kogemusi, ei saa sugulisel teel levivaid haigusi. Mis arvad, kas on tõsi või ei ole tõsi? Arvan, et ei ole. Kahjuks on. Ja. Mehed on alati valmis seksiks, naised mitte. Pigem mitte. Pigem mitte. Täiesti õige seksuaal... See pigem. Just hakkas vastus seletama. What the fuck? Siis ta kativad. Tal meeldib, see esimene sõna sellest esimesest lausest ütleb ära ja seal keskel paneb kohe kati, vaata. Ta on nii suvareaalne. Ebareaalne. Seksuaaltervis.ee-st, sa leiad rohkem vastuseid enda küsimustele. Mine vaata sealt. Üldmulje positiivne. See klipi alguse tutvustav osa oli hästi tehtud. Robini puhul natukene samad miinused nagu Loonal, ehk siis oli helikvaliteet ja montaaž oli natukene nõrk. Seksuaaltervis on tabu teema. Aga miks? Me oleme võtnud 3 kõige levivamat müüti seksuaaltervise kohta. Kondoomid kaitsevad 100% raseduse ja haiguste eest. Oh, of course not. Yes. Well, they can break. Always have doubled. Vanamees nõunud see. Jumal, 20 tossi peale. No, katki läheb, viskab teise peale. 90% ma arvan. Jah, ja see on tõsi. Kondoom... Vend omast kogemus 90% ma arvan. 100% see 10% läks võssa seal vahepeal. Mul meeldis see, et tal oli väga hea tutvustav algus. Ta kasutas erinevaid kaadreid filmimiseks. Me oleme tulnud siia kesklinna, et murda seksiga seotud müüte. Kondoomid ei kaitse sugulisel teel levivate haiguste eest. Mis te sellest arvate? Mis ma sellest arvan? See on õigus. Veipimine ehk siis e-sigaret on tervislik alternatiiv suitsetamisele ja ei mõjuta seksuaalsust. Tervislik ta nüüd kindlasti ei ole. Jah, aga seksuaalsust ma ei tea, ma ei ole proovinud. Tõsta enda teadlikkust ja uuri rohkem seksuaaltervis.ee. Kaasaarav algus, tšekk. Heliefekti tšekk, subtiitri tšekk. Okei, over-under 0,5, et Mike Richard ütleb, et huuk oli hea. Over 0,5? No ja, eks ta nagu ütleb. Okei, siis on over, jah? Paneme 100 euri. Me oleme ütlema over ja paneme 100 euri. Tiveni puhul ainult plussid, kogu aeg väga kõva, väga tugev sisulooja, hea hukiga. Miljon, võte, miljon. Give me my money!
see oli best bet ever lihtsalt. Oh my god. Küll nii lihtne no. Oh my god. Maiki põhiline sõna on hukk. Hukk on paigas, ta ütleb, et hukk on paigas. Hukk on pask, siis ütleb hukk on pask. Oh my days. Žürii lõplik otsus selgub pärast seda, kui maha on peetud üks tünnisauna tõering. Kõik kirjutasid paberile anonüümselt enda kohta käiva üllatava fakti. Eelmine suhe oli nartsissistiga. Ma kuulen seda tänapäeval väga tihti millegi pärast. Sa oled juba siukse näoga, et sa oled sina või? Ma ütlen Sandra. Mina olin jah. 4 aastat. Sain peksa ja. Issand juba. See tähendab nartsissist. Vägivaldselt. Rahaline seisukord läks ma maksin põhimõtteliselt 2 inimese elu lihtsalt 2 korterit, 2 arved, 2 kõik ja siis kui ma sain 18, siis ma lõpetasin selle suht. Oh my god. Ta läks selle mehega 14-aastaselt kokku siis. Oh my god, man. What the hell? Kust tema raha sai? Sellest oleks pidanud alustama 18. No. Ühesõnaga, ta oli mingisuguse vanema mehega koos, ta oli 14. Läks lahku, kui ta sai 18. Maksis mõlema elud kinni. Kuidas? Mees, ma ei tea. OnlyFans ei saa teha kontalt, kui sa oled alla 18. See on heavy. Ma isegi taha teada. Kuidas, kus ta raha sai? Täpselt. 14-aastaselt. Ei, tegelikult ei taha teada ka. See on liiga, see tundub praegu kõik nagu natuke liiga palju. Aga kas te kustutate ka kommentaare muidu või? Jaa, mingi üliretsa. Keegi ütles mu kohta mingi pornstar ja tema poeg, siis ma kustutasin ka ära, et mis mõttes. Mina jälle ei kustuta kommentaare ära lihtsalt sellepärast. Ma olen nagu mingi maksimum 5 ära kustutada. Sellepärast, et ma olen hoomanud, et need toovad jälgimist juurde. Robin Sulg jagab matsuna. Nüüd ta sai aru, et see on engagement. Noh, kui sa kustutad need kommentaare. Engagement. Ja ta oskab seda väga hästi, no Robin Sulg. Ta teab, et inimesed kirjutavad midagi halba, midagi seda, aga see, mida rohkem sa kommenteerid, seda rohkem see pushib algoritmi, seda kauem inimesed vaatavad, jälgivad, rohkem views, rohkem followeri ja in the end rohkem raha OnlyFansis. Ma ei tea, Robiniga seal sõimame üksteist nagu naljaga ja Sandraga saame hästi läbi, et Ühtsustunne kasvab, aga seda keerulisem on uuel osalejal gruppi sulanduda. Tegemist on aga siiski võistlusega ja seetõttu pole ka žürii lõplikud otsused just ühtsusele kaasa aitavad. Tänane oli väga õpetlik ja väga mänguline, aga kes oli sel korral see maailma parandajast superkangelane? Üks meie žürii liikmetest oli seekord minu isiklik lemmik, sisulooja Ukraina baba Dasha ja ühele teist. Robin Sulg, Robin, no clue. Ta ei tea mitte kedagi. Ta ei tea, aga kui sa oled igapäevaselt Soomes, no kuidas sa tead? Pohhu ongi täiesti sabi. Mina tulin siia Eestis, mina olen Soome kunn. Minu arust ta ei pea teadma. Midagi. Selle episoodi võitja on... Steven. Keegi Steven ei saagi enam seda vabanduseks kasutada, et ta pole ühtegi challenge'it võitnud. Jaa, et ta on võitnud. Nüüd ei saa gaslightida. Aga tal oli hea video ka, olgem ausad. Aga Netal oli ka päris hea. Noh, aga sa võrdled. Robin Sule video oli kõige parem. Robin Sule video poole loose pealt kattis. See oli täna täiesti sina ise ja see sulle võiduga tõi. Palju õnne. Kelle me aga seekord koju saadame? Mitte kedagi, teate kõik siia. Õhtu möödub tähistamise toonis ja paraku näib, et pikalt saates olnud võistlejad uuele sisuloojale nii lihtsalt follow ei vajuta. Ma ei tea, kas asi on selles, et ta lihtsalt on nii palju alkoholi täna joonud, aga ta räägib muga kahjuks ebameeldivalt nagu. Ma kuulsin, et ta räägis Robini tissides ka. See mõne peale ma olin nagu... Robin? Meil on tissidega või Robin? Täiesti v***tust mingi lambi heit. Nagu ima paneks juba mingi tina ju. Haige heit jääb nii kettas, kõik jaurad. Jääb vaid, kui Steven ütles ka sulle, et tõmba magama, siis tõmba magama ju. Loona Jasmiin on oma sõnakusega kogunud tähelepanu ka varem.
kui postitas läinud suvel Triitsi keskkonda lause, mis tekitas rohkelt poleemikat. Ma ei kujutanud ette ka, et sellest siuke jama tuleb nagu, et nad läksid nagu väga isiklikuks juba nende kommentaaridega, et igast sitta kirjutati mu kohta. Õhtu on alles noor, aga juba võib öelda, et Loona Jasmini liitumine on majarahva korralikult kihevile löönud. Järgmises episoodis saab selgeks, kas esialgu vaikseks peetud Loona öös kogutud julgus soosib teda ka võistlustuules. Ai, no ei saagi vaata, siin selgelt juba on eos probleem ju, sest ta on ju kuradi ilmselt natuke vanem kui nemad, tal on laps, nüüd hakkas jooma lambist, ongi juba kohe. Robin tuli hea suhtlemisega. Mida ta mõliseb? Ta joob, ta ropendab ja ta mõliseb. Robin ütles ausalt välja, et mingi lambi ei tule mõliseb. Mine magama ja minge ka teie magama, aitab küll. Ja me näeme järgmises saates, kui sulle see video meeldis. Like, subscribe, pane bell notifications ja järgmist töötud maha ja maga, seni olge tublid. Tšau. Tšau, baka.